häiriv loomade väärkohtlemise juhtum jäi kaamerasse. Kasti, milles oli 5 kassi, Don Easley pargi viskamine ja seejärel lihtsalt autosse tagasi istumine ning minema sõitmine. Me selgitame, mis juhtus, kui detektiivid tema uksele saabusid. Ja miks see Florida naine väidetavalt viskas peaaegu pool tosinat vastsündinud kassipoega minema nagu prügi. Nad sündisid tagahoovis ja me lihtsalt tahtsime neist lahti saada. See on Kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Miller. Nüüd olen ma suur kasside armastaja. Kõik, kes mind tunnevad, teavad, kui väga ma oma kassi armastan. Megan, Gina ja Battons, kes puhkavad rahus. Nii et mõte 5 abitust kassipojast täis kasti lihtsalt ära visata, selle asemel, et nad varjupaika viia, on minu jaoks täiesti uskumatu. On 6. aprill 2026. Me oleme Wilton Manorsis, Floridas linnas, mis asub vähem kui 20 minuti kaugusel Fort Lauderdale'ist. Sel päeval teavitati Wilton Manorsi politseijaoskonna ametnikke võimalikust loomade väärkohtlemise juhtumist. Nende juhtumiraporti kohaselt levis väidetavast juhtumist isegi video sotsiaalmeedias. Algne helistaja andis politseile oma kodu valvekaamera salvestise ja väidetavalt näitab see järgmist. Kell 10.07 hommikul 5. aprillil 2026 sõidab punane Kia Forte pargi sissepääsu juurde. Sõiduk ei pargi parklas, vaid peatub värava kõrval. Valge naine, umbes 30-40 aastane, pruunide juustega, tätoveeringutega vasakul käsivarrel ja prillidega, väljub juhi istmelt. Hiljem tuvastatud naine, Catherine Luciano, võtab tagumiselt istmelt suure papist kasti ja kannab selle pargi sissepääsu juurde, otse valgete väravate taha. Teine isik, kellel on rits ja prillid, väljub esiistmelt ja jääb sõiduki kõrvale ootama. Luciano rebib jõuga lahti teibiga suletud kasti. Kassipoeg hüppab kastist põrandale. Seejärel keerab Luciano kasti kummuli ja 4 kassipoega kukub veel maapinnale. Luciano viib kasti tagasi sõiduki juurde ja nii tema kui ka kaasreisija lahkuvad pargist, jättes 5 kassipoega maha. Kui valvekaamera video sotsiaalmeedias avaldati, jõudis see juhtum isegi uudistesse. Võib-olla kuulsid sellest esmaspäeval, kui ta jäi kaamerasse, kui viskas Don Easley pargis Northwest 29 tänava ääres Wilton Manorsis maha kasti, milles oli 5 kassi ning läks siis lihtsalt autosse tagasi ja sõitis minema. Jutumi aruande kohaselt olid väiksed kassipojad äärmiselt näljased. Nad jäeti maha ilma toidu ja veeta. Politsei märgib ka, et päevadel, mil kassipojad väidetavalt maha jäeti, oli väljas väga palav ja niiske. Ilm oli umbes 29 kraadi ja päikesepaisteline. Aruandes märgitakse veel, et koht, kuhu kassipojad maha jäeti, asub väga lähedal tiheda liiklusega teele. Selles pargis on ka sildid, mis hoiatavad kiskjate, näiteks alligaatorite eest. Kõiki neid tegureid arvestades ei ole see koht kassipoegade mahajätmiseks sobiv ega ohutu. Politseinikud leidsid üles Caterina Luciano, kuna tema numbrimärk jäädvustati väidetavalt kaameraga pargist lühikese vahemaa kaugusel. 9. aprillil räägivad politseinikud Caterina Lucianoga. Kas teie olete Breli Luciano? Olgu, me peame teiega rääkima ühest juhtumist, mis toimus Moultoni mõisas. Ma ei tea, kas te vaatate uudiseid või kasutate sotsiaalmeediat või midagi sellist. Teil pole aimugi, millest see võiks olla. Põhimõtteliselt oli meil Moultoni mõisas juhtum, kus oli seotud hulk kasse ja kassipoegi. Ja teate, me näeme seal autosid ja numbrimärke ja muud sellist, nii et me suutsime teieni jõuda. Me tõesti tahame lihtsalt aru saada, mis toimub. Jah, mu naabril oli palju kasse ja me otsustasime need lihtsalt sinna jätta. See oligi kõik. Olgu. Jah, ma mõistan. Kassidega on nii, et nad paljunevad kiiresti. Ja ma eeldan, et siin võib olla ka mõni metsik kass. Ja nad sündisid meil tagahoovis ja me lihtsalt tahtsime neist lahti saada. Olgu, aga kui te nii teete, siis see on kuritegu. Politseinikud plaanivad arreteerida Catherine, kuid ta ütleb, et peab tööle minema ja loodab, et saab lihtsalt trahviga hakkama. Olgu, ma pean teile teie õigused ette lugema ja siis räägime juhtunust. Olgu, kas ma pean nüüd minema, sest ma pean tööle tagasi minema? Võib-olla küll, jah. Ma mõtlen, me anname teile aega asjade korraldamiseks. Sellepärast ma tahtsigi veenduda, et sa oled siin, tead küll, ja et sa helistad tööle ja saad asjad korda, sest mulle ka ei meeldi seda teha, aga see on nüüd igal pool. Ma ei tea, kas sa oled seda uudistest ja mujalt näinud. Ei, las ma koputan tema uksele. Uksele, sest see on tema kassi nimi ja me kutsume teda okei. No oota sinu naabrite juurde. Ja. Ära muretse oma naabrite pärast. Me räägime nendega hiljem. Kui sa tahad tööle asjad korda ajada, siis saad seda teha. Ütle neile, et sa ei saa tagasi tulla. Olgu, ja kas sa saad mulle lihtsalt protsessi selgitada, sest mul on ka poeg, kes tuleb peale võtta. Sa pead siin mingil hetkel asjad ära korraldama. Olgu. See ei tohiks kaua aega võtta, ausalt öeldes. Sellest juhtumist räägime me veel põhjalikumalt, aga need on väärteod.
aga tead, sa pead ikkagi läbi tegema teatud protsessi. Ma tahan lihtsalt olla kindel, et saad oma lapse asjad ja muu ära korraldada. Olgu. Aga jää siia välja. Ära mine sisse. Mees, kas sa ei näe? Jah, istud jää õue. Ta ütles, et jää õue. Ta palus sul siia jääda. Ta ei öelnud, et mine. Ta ütles ära mine oma naabritega rääkima. Okei, nii et kassipoegade pärast nad panevad sulle vist väärteo või midagi sellist. Tere, kuidas sul läheb? See on detektiiv Plant firmast Multi Ultimate. Tere, kuidas sul läheb? Hästi. Noh, ma ei tea, kas te olete näinud uudiseid või sotsiaalmeediat, aga see on igal pool ringelnud. Tead, kahjuks ma saan aru, mida sa siin üritad teha. Ma mõistan seda. Tead, ma saan aru sellest kasside olukorrast siin, aga kui sa jätad loomad maha või jätad nad hüljatud parki, siis see on tehniliselt loomade väärkohtlemine, nii et sa ei tohi seda teha. Ja. See peaks olema lihtne protsess. Mis juhtub on see, et sind registreeritakse, sa lähed Browardi šerifi ametisse, aga kuna see on väärtegu, kas sul on üldse kriminaalset tausta? Ei, olgu, tal ei ole kriminaalset tausta, nii et tõenäoliselt tead, nad lasevad tal üsna kiiresti kautsjoni vastu vabaneda. See on juhi noa pärast. Jah, nii et ta saab ilmselt kiiresti lahkuda. Ma ei tea täpselt, kui kaua see aega võtab, aga teeb küll, see on lihtsalt asi, mida me peame tegema. Jaa. Siin, kas sa saad talle helistada? Okei, kas teil ei ole mingit piletit, mida te saaksite talle anda? Või peabki olema kinnipeetav? Kahjuks, jah. Nii lihtsalt peabki minema, eriti kui tead küll on 5 kassipoega, siis on see suurem arv, aga see on ikkagi väärtegu. See ei ole puritegu ega midagi sellist, nii et sa peaksid kiiresti kautsjoni vastu välja saama. Meil ei ole vaja seda teha, jah? Meie ei tee seda otsust, aga ja sa tead, see video, mis avaldati, see ei olnud politsei poolt. Selle avaldas vist üks naaber, kelle kaamera filmib otse parki. Nii et ma ei saanud midagi teha ilma, sa tead, ilma et see video oleks ka välja läinud. Ma lihtsalt tahan, sa tead, ma tahan olla kindel ilmselgelt. Ma ei taha, et sa kaotaksid oma töö või lapse või midagi sellist. Nii et ma tõesti tahan sulle aega anda, et sellega tegeleda, aga me peame... Kus ta hääletama läheb? Browardi šerifi büroo, mis asub Fort Lauderdale'i kesklinnas. Olgu, ma jätan oma rahakotti sisse, et saaksid ilmselt mu auto juurde tulla. Ja siis tead, kui me sinna alla jõuame, annan selle sulle võib-olla umbes tunni pärast, kontrollid see veebilehte ja saad näha, kui suur tema kautsjon on ja kõik muu sellega seonduv. Catherine suudab teha vajalikud korraldused. Seega loevad politseinikud talle tema õigused ette ja ta hakkab selgitama, miks ta väidetavalt viskas karbitäie kassipoegi ära nagu prügi. Sa seisad õiges kohas. Kas sa tahad, et ma selle sulle laulaksin? Avaldus. Kas sa tahad rääkida sellest, mis juhtus? Jaa, ma mõtlen, ma võin teile rääkida, mis juhtus. Meil olid siin veel teised kassipoed, kelle ma viisin loomade varjupaika, aga nad tegid mulle raskusi isegi kassipoegade vastuvõtmisega, sest neil olid kõik kohad täis. Neid oli kokku 6, 4 surid. Ja siis oli siin 6, kelle sa alguses leidsid. Jah, minu tagahoovis, sest me tegime lihavõttab ja nii me kõik need kassipojad leidsimegi. Ja mu poeg on allergiline, nii et ma lihtsalt proovisin neist lahti saada. Aga kui ma läksin kassipoega ära viima, siis nad ütlesid põhimõtteliselt, et nad peavad nad magama panema või ma pean nad järgmisel päeval tagasi tooma. Nad ei teinud seda asja lihtsaks ega öelnud, et saavad rohkem kasse vastu võtta. Nii et ma lihtsalt jätsin nad kuhugi. Ma ei tahtnud neid siia tagasi jätta, sest ma ei taha, et nad siin oleksid. Okei, mul ei ole kasse. Kas sul on seal taga nagu emane kass, kes kogu aeg tiineks jääb? Kas see ongi probleem? Ma mõtlen... Meil on mitu kassi seal. Jah, see on nagu järgmine. Probleem on. Ma kavatsen, sa juba tead, sest nad proovisid minna loomade varjupaika. Ma tean, et see ei ole lihtne protsess. Aga kahjuks ei saa sa neid jätta parkidesse ja avalikesse kohtadesse ilma vajaliku varjupaigata. See loetakse sisuliselt hüüligamiseks. Isegi kui nad ei ole nagu minu omad. Jaa. Sest kui sa loed, ma mõtlen, kui sa tahad hiljem uurida, siis loomade hülgamise seaduse järgi, kui sa jätad nad sinna ilma toidu või peavarjuta või ilma nende vajalike asjadeta, siis sa sisuliselt hülgad nad. Tead on ka teisi varjupaiku, mitte ainult loomakaitseseid. Varjupaiku on päris palju. Olime seal, me helistasime igale poole laupäeval. Ja me jätsin oma numbri. See ei olnud nii, et ma lihtsalt ärkasin üles ja otsustasin nad sinna ette. See oli lihtsalt nii, et ma üritasin neist lahti saada. Ja ma tean, et see kõlab halvasti.
aga see ei olnud nii, et keegi teine oleks neid vastu võtnud. Okei, nii et sa proovisid ka teistesse varjupaikadesse minna? Ja ma käisin loomakaitseseltsis laupäeval ja pühapäeval 2 korda. Kas sa proovisid veel kuskil mujal? Jah, ma helistasin Metsloomade päästekeskusesse. Ma helistasin mitmesse kohta. Ta helistas mitmesse kohta. Ma võin sulle näidata. Aga jättele lihtsalt parki ilma toidu või varjupaigata. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Vaata, ma isegi helistasin. Ma võtsin ühendust inimestega, et seda kõike laupäeval välja uurida. Ma soovitan, kui sa seda teed, ma ei tea, mis siin on emakas. Sa pead leidma mingi viisi. Tead, neil on programmid, kus sa saad neid steriliseerida ja kastreerida odavamalt. Ta ütles küll, et kui ma leian emakassi, siis tooksin nad sisse, aga ma ei saanud teda tulema. Jaa. Nii et ma proovisin enne nende sinna jätmist kõik endast oleneva teha. Saan aru, aga tead, kui sa parki sõidad, siis on veel muid asju, millele sa pead kõigepealt mõtlema. Ma tean, et sa ütlesid, et sa proovisid, aga sa ei saa neid lihtsalt parki jätta. Ja siis sa tegelikult pole veel midagi meedias näinud ega midagi. Ei, see on igal pool. Jah, sest inimesed, ma saan aru, mida sa üritad öelda, mida sa teed, aga kui see on avalikkuse ees ja nad näevad sind näiteks passe välja viskamas, siis see ei jäta head muljet. Kas sul õnnestus oma asjad ära korraldada? Ja ma andsin tööl teada. Ma pean lihtsalt oma rahakoti võtma, et saaksin sinuga kaasa tulla. Kas jätad mõne oma ehte siia? See on see kast, mis sul kasside jaoks oli. See on hea asi. Ära kuratsi, me paneme sellele teibi peale. Ma usun küll, jah. Ma jäädvustan selle. Jah, ma nägin seda. Ma lihtsalt... See on kast, mida kasutati. Sama teip. Sama märgistus. Jaa. Ei, ma arvan, et mu töötelefon on mu kontoris. Kas tahad, et ma toon selle või? Ei. Sain aru, jah. Lase käia. Nad läksid sisse. Ta jättis oma ehted majja. Ta lihtsalt tahtis need endaga kaasa võtta. Kas sul on veel mingeid augustusi või midagi sellist? Ära välju. Kuidas sa homme liigud, kui hea see on? Lähen korraks ära. Catherine'i juhtumi valguses postitas Wilton Manorsi politseiosakond selle oma sotsiaalmeedia lehele. Wilton Manorsi politseiosakond soovib jätkuvalt avalikust harida ja pakkuda ressursse meie karvastele sõpradele. Kuhu viia hulkuvad loomad? Kontrolli oma kohalike loomade varjupaiku ja või päästegruppe. Helista ja kirjuta kõigile varjupaikadele, et leida turvaline koht. Hea veebileht varjupaikade otsimiseks on Petfinder. Hulgukasside puhul oleks teine võimalus püüda, steriliseerida, vaktsineerida ja tagasi lasta. Kuid Catherine ütleb, et loodab, et tal ei tule enam kunagi selle probleemiga kokku puutuda. Kas sa saad aru? Tead, sa saad aru, milles need süüdistused seisnevad? Ma mõtlen, jah. See on lihtsalt autode maha jätmine või hülgamine. No. Maha jätmine. Kuigi see on... Meie mõtetes. Jah, õige. Ja nagu ma ütlesin, levis üks video, mis ei tulnud. Ma ei näinud seda. Jah, ma tean. See ei ole politseist, see on tšekkidest. Ja. Ma mõtlen, teab küll, looainimesed on omamoodi halastamatud, aga nad on seal väljas ja videod jõuavad ikka välja. Nii et süüdistused tulevad ilmselt varsti. Need on väärteod. Nii et Tead, tal ei ole. Jätka, tal ei ole kriminaalset tausta. Nii et igaüks võib seda vaadata. Jah, kui ta kautsjoni vastu vabastatakse. Vaata veebilehte, PSO lemmikloomade veebilehte. Vabandust, ma ei saa aru, mida siit vabandust. Mul on hästi läinud. Võetakse teada. Kui teil tulevikus kassidega probleeme tekib, siis me saame teile anda infot, kust abi saada. Ei, ära muretse. Ma kolin siit ära, nii et see polegi oluline. Mul pole kunagi kassidega probleeme olnud.
see oli kas see või nad oleks nad magama pannud ja ma ei arva, et ükski loom peaks magama pandama. Või lase emal see ära süüa. Jah, sest see oligi probleem, kui ma läksin batuuti tagant tooma, nad olid just poeginud. Ta ütles, et sõna otseses mõttes umbes 30 minutit enne. Kas ema kass on ikka veel siin? Ma ei tea. See on normaalne. ma ei lähe praegu sinna taha. Ta nagu sööb neid beebisid. Kas sõi beebisid? Ja me kontrollime neid. See ongi peamine probleem. Sellepärast hakati mind igale poole kutsuma. Sest me ütleme, et ei tohi, see on muna. Jaht lastele. Ta lihtsalt ei sattunud aeda. Üks päev. Ta on isegi allergiline. Õun, nagu 5. Ja. Ma ei usu, et asi on selles, et keegi tahaks neid kuhugi panna, sest see oleks loogiline. Sa lihtsalt pead nad kuhugi panema, tead küll, koos vajalike asjadega ja viima nad õigesse kohta, näiteks loomaarsti juurde või varjupaika. On ta teisi varjupaiku, kus loomi ei hukata. Tead, siin samas on üks Van Pet Rescue. Nii et. Aga ma olen kindlasti helistanud näiteks Wilderile, kas sa ütlesid midagi sellist? Ma helistasin veel mõnele teisele siin piirkonnas. Nad kas ei vastanud või ütlesid, et võtavad need ära. Ja, sinu ütluse panen ma raportisse, et kohtunik saaks seda lugeda. Ja siis veendun. Saaks aru, mida sa mõtled. Aga tead, see park, kuhu seda jätsid, on ka avalik park. Sa pead ise mõtlema, kus sa oled. Ära kustuta ühtegi neist telefonikõnedest. Ja, hoia neid alles. Ma näitasin. Hoiag mind alles. Ja, ma saadan talle enda oma. See näitab head tahet. Nagu, ei, me proovisime. Politseinikud arreteerivad Katariina ja esitavad talle süüdistuse loomade väärkohtamises ja hooletusse jätmises. Hästi. Transpordi ajaks pannakse sulle käerauad, aga see on ainult transpordi jaoks ja siis ma olen ka lauja. Ma pean VTO lõpetama. Ma ei tea, kas sa tead seda ja see läheb sellega kokku. Nii, et sa tahad, et ma hoiaksin su võtmeid? Kas sa tahad võtmeid? Ei, sest siis, kui ma lahkun, pean õigeks ajaks tagasi jõudma. Eks, sul ei ole väljapääsu. Hyvä. Sul pole midagi kaaslaseks. Midagi sellist pole, eks? Hästi, ja siis sa tead tema numbrit. Mõnda neist tean ma peast. Ma olen alati kodus. Kas sa tahad selle talle kuskile üles kirjutada, et ta saaks selle kaasa võtta? Kirjuta see sellele paberile ja siis saame selle varalehele kirjutada. Hästi. Ma olen kohe seal. Lähme kõndima. Lähme sivolda juurde. Võtame telefoni endaga kaasa. Sa pead selle lihtsalt üles kirjutama, et see siin olemas oleks. Kaasas, jah. Miinu. Cower. Jah, ma mõtlen, me ei püüa olla. Nagu ma ütlesin, ma saan aru, mida sa üritad teha. Lihtsalt nii see seadus töötab ja nagu ma ütlesin, hoia kõik alles. Hoia kõik, mis sul on, et saab siis näidata, et see on see, mida ma proovisin teha. Ja kui sa hakkad sotsiaalmeedias ringi vaatama, siis pea meeles, et inimesed võivad olla karmid. Mind tegelikult ei huvita. Nagu ma ütlesin, ma ei käi seal. Jah, sa tead, kellele oma usaldus anda. See ongi kõige tähtsam. Sul on see kõik hästi. Ja tead, meie lehel on see rohkem selline, paljud inimesed ei tea, mida kassidega teha või kuidas nendega ümber käia, nii et see on pigem hariv asi. Kas ma võin selle ette panna? Kas sa saad selle ettepoole panna? Jah, sa kirjutadki lihtsalt RPD-le, nii et see läheb väga kiiresti. See võtab vaid minuti, jah. Meil on jah. See saab seal olema. Me toome selle sinul kaasa. Sa jää temaga, aga me lähme jah. Sa oled nende hoole all. Ma lihtsalt toon kogu su vara sulle kohale. Lähme järgmise juurde. Okei, aitäh. Olen selle eest tänulik. Enne kui Catherine viiakse Browardi maakonna vanglasse, viiakse ta kõigepealt politseijaoskonda. Ja kui sa sinna jõuad, siis hakkab protsess pihta.
Pärast seda, kui nad su läbi otsivad, antakse sulle võimalus helistada. Sa lähed baarist välja. Miks me sinna lähme? Sa lähed sinna. Rovardi šerifi kontorisse, peamajja. Seal tehakse sinuga toimingud ja lõpuks näed kohtunikku. Ja seal saad teha kõik oma telefonikõned või? Ära veel eemalda paari jalga, siis alustame uuesti. Ei, sa ei ole. Sa elad tunneli keskel. See pole meie süü, see on tasuta vangla. Ma mõtlen, kui nad kuidagi suudaksid nad kõik ära viia, see oleks äge. Jah, see on nagu... Oleks nagu... Ma lihtsalt lähen ja olen kinni. Teisele poole ringi, okei. Palun võta kinni, aitäh. Hästi, jumal ennistagu. Bravo. Lihtsalt. Vaata ette, põrand on natuke märg. Kas sa saad mulle väikese teene teha? Kas sa saad mu prille vaadata? Palun. Kas sul on minu telefon? Ja minu paber? Jah. See väike paber, mille sa tegid? Enda telefoni numbrit ei eks. Ja. Ma kirjutan nüüd sulle teisele paberi üles. Ma lähen siit ümber. Hästi, mine poodi. Hästi, me lähme kohe sinna trepist ülesse. Mine edasi ja seisa sellel mustal kastil ning vaata minu jaoks akna poole. Vabandust, ma lihtsalt kompan su läbi. Hästi, mine edasi ja astu sinna alla. Ma panen käe rauad ette, eks? Pane need endale peale ja... Pane oma käed endasse, sinna. Hästi, kas sul on mingeid ehteid või augustusi? Kas ninaring käib ära? No, jah, ma ei saa. Jah, okei. Anna mulle üks hetk. Uudistekanaali WPLG raporti kohaselt ütles kohtunik Katarinale, et ta ei tohi eelvangistuse ajal looma pidada, mis väidetavalt pani ta muigama.
Talle esitati 5 süüdistust loomade hülgamises ja 5 süüdistust loomade piinamises, näljutamises, sandistamises või tapmises. Ta vabastati vanglast pärast $5000 kautsjoni maksmist. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Katariina Luciana ei tunnistanud end süüdi talle esitatud süüdistustes, mis kõik olid väärteod. Tema järgmine kohtuistung on kavandatud 12. juunile, kuid selles loos on ka häid uudiseid. Kõik 5 kassipoega on nüüdseks adopteeritud. Aitäh, et liitusite minuga sellel kuriteo sees episoodil. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.